Tere tulemast kuulama siis nüüd juba 4. episoodi Pilvejuttude podcastis ja täna oleme jälle rääkimas siin mina Märt Ridala, Henri Kunstmann ja Alan Tammet. Täna pikematest teemadest on meil sellised jutud plaanis, et Alan räägib lahendusest, millele meil oli veidi keeruline pealkirja välja mõelda, aga infrastruktuuri arendusvoogude ühendatud lahendus või siis veidi üldisemalt jagatud teenuste kataloog. Just. Ja Henri räägib Azure Sentinelist oma osas, aga alustaksime hoopis sellest, et nüüd on uus aasta ja siis kõik ikka aasta alguses ja eelmise aasta lõpus tegid erinevaid ennustusi ja kui mina vaatasin erinevaid ennustusi, siis jäi silma nagu sellised üldisemalt läbivad teemad, milleks loomulikult esimene on küberturvalisus, et selles osas asjad kindlasti muutuvad aktiivsemaks, nii positiivses kui negatiivses mõttes. Teine teema loomulikult, mis igal pool mainitakse, on tehisintellekt ja seda siis, kui mõelda cloud platvorme, siis kahes mõttes, et üks asi on see, et tehisintellekti lahendused loomulikult nõuavad palju arvutusvõimsust, seega pigem pilve ja infrastruktuuri riistvarasse on vaja panustada palju juurde. Ja teisest küljest siis tehisintellekti töövahendid, mis on siis head nii pilvelahenduse enda halduseks kui ka siis nende peale ehitatud rakenduste jaoks, et need kindlasti arenevad ja saavad palju kasutust. See oli üks teema, siis tehisintellekt ja teine läbiv teema on, et võib-olla tuleneb see isegi natuke sellisest maailma majanduse ja maailma olukorra järjest suurenevast ebastabiilsusest, mis tähendab, et ka IT-infra peaks olema selline, mis on hästi paindlik, kus on võimalik reageerida kiiresti muutuvatele majandusolukordadele või poliitiliste olukordadele ja sellest ja võib-olla ka seadusandlusele, et sellest tulenevalt siis räägiti palju sellistest asjadest nagu hübriid cloud, multi-cloud lahendused või siis edge cloud ehk et infrastruktuur oleks hästi paindlik ja arvutusvõimsust saaks ringi mängida, kas siis majanduslikel põhjustel või hinnastamise põhjusel või on näiteks mingi uus toode või uus teenus, kas või mingi AI teenus kellelgi turule tulnud ja siis ruttu oleks võimalik seda kasutusele võtta. Aga Henri, mis sina arvad, mis selle aasta ehk 2025. aasta trendid võiks olla? Ma usun, et me liigume, ma olen täiega nõus, mis sa praegu ütlesid kõike nende asjadega. Lisaks ma arvan, et meil tuleb tööstusrevolutsiooni sarnane asi, et mingid tööstusettevõtted hakkavad AI-d rohkem kasutama, rohkem pilveplatvormisid, et olla rohkem konkurentsis ja nagu innovatsiooni teha. Mis meil Eestis, just sa ütlesid, et meie nagu asukoht ja tegelikult aina enam need küberturbe küsimused tulevad üles ja ettevõtted hakkavad ise ka vaatama sisse, et ma arvan, et küberturbest räägime väga palju ja Eestis erinevatel konverentsidel me ei saa üle ega ümber NIS-ist, NIS2-st, AIDS-ist ja väga paljudel ka vist ISO-st, nii et ma arvan, et see on ka järgmise aasta Eesti vähemalt konverentside ja seminaride läbiv trend. Jah, ma just hiljuti IT-uudistes oli artikkel, kus KPMG audiitor ütles, et ettevõtted Eestis või organisatsioonid ei teagi ja neid on umbes 1200 vähemalt, et NIS2 ja muud regulatsioonid nõuavad neilt tegevusi, auditit ja see on juba järgmiseks aastaks vaja kõik ära teha. Mul on kõige rohkem, ma kardan perearstikeskuste pärast ja nemad on ikkagi, seal on nagu ikkagi see perearst, pereõde ja üks arvuti või paar arvutit, et nemadki on nemad lähevad vist AIDS-i ja muude asjade alla, et nemad peavad ka ennast saama reguleeritud ja asjad korda, et kindlasti saab väljakutse neile ka. Nii et kui arsti juurde lähete, siis küsige seal sekretäri käest, et kas andmeturve ja AIDS ja NIS2 olete kuulnud. Aga Alan, mis sa arvad, mis võiks olla selle aasta tähtsamad trendid? Jah, et olen nõus, Märt, mis sa ütlesid ja muidugi Henri ka.
et ma arvan, et AI võidukäik jätkub. Samas tuleb, eks ju, uusi võimalusi, aga lisandub ka ohte. Ja noh, sealt juba edasi mõeldes, eks ju, võib-olla tulevad ka nii-öelda AI haldusplatvormid või hakatakse neid looma, et kuidas kogu seda AI nii-öelda poolt ohjeldada, et näha ja ka nii-öelda riske manageerida. Kindlasti peab võitlema ka rohkem nagu mittevaliidse infoga, et nii-öelda, et kuidas nagu aru saada, mis info on tõene ja mis on väär, eks ju. Et see juba läheb nagu sinna küberturvalisuse poole, et jah, et kindlasti küberturvalisuse osakaal minu hinnangul kasvab, kuna AI, eks ju, teeb siin, annab siin igasuguseid võimalusi. Kindlasti ka just, et multicloudi osakaal tõuseb, ehk siis, mis ma ise olen näinud, et ettevõtted ei ole võib-olla, kui varasemalt oldi nagu rohkem migreeriti ühelt pilveteenuselt teise, siis võib-olla nüüd kasutatakse rohkem erinevaid pilveteenuse pakkujaid. Jah, ja noh, regulatsioonid selle küberturvalisuse juurde veel, et võib-olla siin on ka see pilveplatvormid omaette nagu teatud mõttes paremad kui enda serverid, et seal juba on vastavus teatavatele sertifikaatidele olemas ja kui nüüd tulevad need nõuded seadusandlikult poolt, siis on lihtsam seda oma infrat nii-öelda auditeerida. Aga läheks siis suuremate teemade juurde ja Alan siis räägi meile sellest teemast, millele on raske pealkirja välja mõelda, infrastruktuuri arendusvoogude ühendatud lahendusest. Jah, pikk ja lohisev pealkiri, aga jah, alustan siis teemat, et jah, idee ongi selles, et kuidas me saame infrastruktuuri ja arendusvoogusid siis omavahel ühendada. Et ühesõnaga kujutage ette, et olete ettevõte, kes kasutab erinevaid pilveteenuste pakkujaid, näiteks siis Microsoft Azure, AWS, Google Cloud ja seal võib olla vabalt ka siiamaani kasutuses olnud on-prem lahendused. Et siis kokkuvõttes on, eks ju, päris kirju seltskond ja kuidas siis selles džunglis saab paremini orienteeruda. Et ja noh, kes neid platvorme ju kasutavad, on ju arendajad või tiimid, cloudi insenerid ja nii edasi. Ja tihtipeale nad töötavad silodes, ehk siis leiutatakse eesti keeles siis kasutades sellist terminit nagu jalgratast uuesti ja uuesti. Tuuakse mingisugune lahendus, aga siis juba teine tiim ütleb, et tegelikult meil on juba see loodud, eks ju, et varasemalt, et noh, kulutasite jälle aega. Aga noh, ja lisaks on ka see, et iga platvormiga kaasneb ju oma juhtpaneel, reeglid, tööriistad, mida sa pead kasutama. Noh, see jälle teeb asja keerulisemaks. Et see on siis nagu kasutadki erinevaid autosid, et lähed kas siis kinno, poodi või puhkusereisile, mida iganes, eks ju. Et palju nagu ressursse läheb selle haldusele ka. Et siin ma siis tookski esimese komponendi mängu, milleks on Unified Control Plane, lühedalt UCP. Eesti keeles võiks teda nimetada siis ühtseks juhtimistasandiks või juhtimispaneeliks. Et see on siis nii-öelda keskne raamistik, mis siis võimaldab hallata kõiki süsteeme ühest kohast. Et oledki nagu piloot, sa oled siis oma piloodikabiinis ja sul on siis kõik need näitajad ja juhtimisvõimalused täpselt silme ees. Aga kuidas siis selline juhtimispaneel töötab? Et see siis, eks ju, endas ühendab ju erinevaid platvorme,
võib olla pilveteenused, andmekeskused, hübriidlahendused. Et kõik võivad olla siis nii-öelda need sihtpunktid. Ja ühesõnaga UCP siis pakub standardiseeritud liidest, mille abil saab ressursse hallata. Lisaks oluline punkt on ka see, et saab jõudlust jälgida. Ja veel kolmas oluline punkt on see, et saab turvapoliitikaid rakendada. Ja lisaks ta toetab ka automaatikat ja võimaldades siis näiteks rakendusi paigaldada või süsteemi uuendada kõikjal ühest kohast. Et see on nagu minu arust väga oluline punkt. Et ühesõnaga seob erinevad platvormi. Kas ta on nagu mõnes mõttes nagu Eesti e-portaal, mille kaudu ma saan vaadata Tervisekassat ja ma ei tea, autoregistrit ja muid asju ühes kohas või? Selles mõttes, et UCP ise, nagu ta sulle selles mõttes interface'i ei paku, aga seal jõuamegi lõpuks sinna backstage'i juurde ka, millest ma nüüd räägin, et see on jah, selline kataloog, mis siis, kus siis põhimõtteliselt ongi võib-olla, võib tuua mingeid sarnasusi, et sul ongi, sa saad valida, millist teenust, sa näed juba, millised tiimid on varasemalt teenuseid loonud ja sul on võimalik kasutada neid malle, eks ju, ja luuagi siis endale sobilik teenus, aga jah, sinna me siis jõuame. Aga võib-olla veel paar sõna UCP kohta, et UCP ise jookseb Kubernetese peal ja kasutab siis HashiCorp Terraformi. Mis siis veel? Et nagu varasemalt ka siis tõin välja, ongi see, et ühesõnaga kokkuvõtvalt ta siis loob võimaluse teha targemaid otsuseid tänu sellele, et sul on reaalajas ülevaade kogu sellest nii-öelda infrastruktuurist, mis sa oled loonud, et saad põhimõtteliselt kaardikese ka tekitada silme ette. Et ei pea kolama kuskites repodes, lugema neid readme'si või ühesõnaga otsimine on lihtsam. Ja ma ise olen nagu talle andnud võib-olla teistmoodi nime, et see on nagu, et võib nimetada ka Terraformiks, mis on siis steroididele, eks ju, et on nagu edasi arendatud ja et on sihuke nii-öelda võimsamaks tehtud. Aga siis toomegi siia juurde siis ühe lisamuutuja, eks ju, milleks on Backstage. Et tegemist on siis arendajatele suunatud avatud lähtekoodiga tööriist, mis võimaldab luua siis ühesõnaga ettevõttel arendaja portaali. Sinna sa saad lisada kõik projektid, dokumentatsiooni. Väga mugavalt saad seal kirjeldada, mis sa oled kõik loonud. Ja kogu siis need nii-öelda tööriistad ja teenused ka integreerida. Et jah, ta ongi siis nagu kataloog, kus siis, kui sa sinna portaali lähed, sa saad valida selle sobiva teenuse. Ja kui me nüüd siis need UCP ja Backstage'i omavahel integreerime, saamegi siis küllaltki huvitava kombinatsiooni. Ja mõtlesingi siin paar näidet välja, et näiteks oletame, et arendaja soovib luua siis uue mikroteenuse. Ja mis ta selleks peab tegema, et see muidu keeldus on see, et see mikroteenuse mall on varem valmis loodud ja siis ta valibki Backstage'is teenuse malli, mis vastab juba ettevõtte standarditele, et see kunagi see mall on tehtud ja see vastab siis ettevõtte standarditele. Seejärel suunab UCP ressursid automaatselt õigetesse pilvekeskkondadesse vastavalt siis juba sätestatud turvapoliitikatele ja nõuetele. Ja lisaks haldab Backstage ka iga teenuse metaandmeid, kes on vastutav tiim, millised ressursid on kasutusel ja millised logid või mõõdikud on siis saadaval. Ja UCP pakub ka siis nii-öelda reaalajas ülevaadet kõigist teenustest ja nende jõudlustest.
nii et hästi mugavalt sa saad näha, mis tegelikult seal kaane all, eks ju, toimub. Ja oluline aspekt ongi see, et kui me vaatame turvalisuse poole pealt, et need turvastandardid on juba ette antud sinna nendesse süsteemidesse, et kui hakatakse seda nii-öelda jalgratast leiutama, siis erinev tiim teeb erinevalt, eks, ja võibki olla nii, et mõni tiim teeb sarnase lahenduse, loob, eks ju, nullist, aga seal on turvanõuded või turvapool on hästi nagu nõrk, eks ju, ja kergesti on võimalik pahalastel ligi saada. Ta võib olla siis ka UCP ja see Backstage'i kooslus võib olla nii-öelda automation gateway, mis siis ühendab pakkuja ning teenuse soovija. Pakkuja ongi siis mõni tiim, kes töötab kindlas oma nišis, teebki mingid teatud lahendusi, aga miks ta peaks seda endal hoidma, ta võib ju selle ilusti panna sinna kataloogi ja siis mõni teine tiim saab seda lahendust kasutada ka. Ja ma arvangi, et võib-olla siis ka tuua välja mõned siis hüved, et veel lisaks, et arendajad saavad siis rohkem nagu keskenduda koodi kirjutamisele ja nad ei pea nii palju neid süsteeme haldama, et seal võib-olla ongi niimoodi, et sul on arendaja poolt visioon on paigas, et mis ta tahab luua, aga ta peab kõigepealt läbima selle keskkonna seadistamise või teenuse nii-öelda üles seadmise ja see võtab jällegi lisaaega. Teisalt veel pluss, et läbipaistvus, kõik teenused ja ressursid on selgelt hallatud, jälgitavad ja standardiseerimine ka, ehk siis me teame, et need standardid, mis on mallidega loodud, need vastavad ühtsetele reeglitele, et keegi ei saa leiutada mingeid oma asju või teha mingit nõrgemaid turva mõttes lahendusi. Aga kindlasti tuleb, kui hakata nüüd seda süsteemi kõik juurutama, siis tuleb ka arvestada sellega, et algus nii-öelda on ikkagi ajakulu, eks ju, et selle ülesseadmine, kohandamine, palju arutelusid turvareeglitega nii-öelda kokkuviimine ja nii edasi. Ja siis kindlasti tiimid peavad harjuma uute töövoogude ja vastutusaladega ka, et see jällegi natukene tekitab kindlasti elevust, võib-olla alguses ka segadust, aga kokkuvõttes on see minu arvates väga hea lahendus. Ja mis siis veel, et arvangi, et see kokkuvõtteski ta toob kokku nagu parima infrastruktuuri halduse ja arendaja töövoogude lihtsustamise, et siis aitabki ühesõnaga ettevõttel kiiremini kasvada ja oma innovatsioone ellu viia, kuna tiimid saavad kasutada juba varem loodud teenuseid ja keskenduda rohkem nendele, mida pole loodud. Et kui siis kataloogis mingit teenus pole, selge, et meil on vaja nüüd luua see teenus ja siis lisada ja siis teised saavad hakata seda nagu kasutama. Ma arvan, et see on väga hea mõte ja kui veidi üldisemalt mõtta, siis ega suurtes organisatsioonides või isegi keskmistes ja väikestes ju peamised nii-öelda majanduslik ebaefektiivsus ja ka turberiskid ju tulevad sellest, kui on ütleme siis lihtsalt on nagu segadus asjades. Keegi kuskil teeb midagi ja ega see keegi ei ole paha inimene. Ta lihtsalt teeb oma ülesande jaoks mingi lahenduse. Ta ei tea, kuidas seda tavaliselt on tehtud, lihtsalt lahendab oma ülesande ära, saab mingi asja tööle. Aga siis teised ei tea, et on selline asi tehtud ja võib-olla ta vahetab töökohta või läheb ära või vahetab rolli ja siis jääb mingisugune asi ripakile kuskile. Varsti neid on 100 neid ripakil olevaid asju ja ütleme, seda ma olen ka mitmel korral näinud, et on nagu sama ülesannet täitev, aga erinev asi, peaaegu sarnane, aga siis neid kokku ja võib-olla mõlema eest makstakse veel litsentse, aga neid nagu kokku viia on väga keeruline, sest et natukene on kuskil,
mingid erisused ja siis see on tulnud lihtsalt sellest, et ei ole kirjas, et meil on see asi, selline infralahendus, või teenused, kasutage seda siis. Just, et näiteid on tegelikult väga palju, et erinevad, eriti siis suurtes organisatsioonides, kus on, mida iganes, mingid andmekatalooge on terve hunnik ja siis mingi hetk avastatakse, et kuule, et tegelikult võiks olla üks, mis täidab need soovid. Aga Henri, äkki siis läheks Azure Sentineli juurde, et mis see on? Ja tead, meil on täna selline kesksete lahenduste saade vist, mul on tunne. Et ma räägin ka suksest kohast, et mis toome logid keskele kokku. See mõte mul tuli natuke aega tagasi ja tegelikult sai hoogu meie viimasest saatest, kust sa rääkisid, et meil tuleb väga palju uusi regulatsioone. Ma arvan, et minu lemmikteema sel aastal, kindlasti. Ja just nagu nüüd NIS2 ja EITS-i raames ja ka ISO raames ettevõtted, kes täna seda peavad tegema, nagu me saate alguses ka ütlesime, peavad hakkama panema suuremat rõhku logidele ja oma intsidentide jälgimisele. Et see on see küsimus, et sa ettevõtjana oled vastutav ka nüüd õiguskaitseorganitele, sa pead andma üle peale intsidenti logisid ja näitama, mis juhtus, kuidas juhtus. Et ma loodan, et see info hakkab rohkem levima, et seda on vaja ja see on see koht, see on see toode, mis aitab seda parandada. Ehk siis Sentinel on niisugune, ta on siis SIEM, ei hakka täna väga põhjalikult nagu kirjeldama, mis ta on, aga Splunk on üks tema konkurente. Ja ehk ta siis kogub kokku sinu logid erinevatest kohtadest, on-premi, erinevad seadmed, serverid, töökohad, AWS, Google Cloud, sa saad ja kokku tuua kõik oma logid ühte kohta ja sa saad neid näha, neid analüüsida ja see võimaldab sul omada seda keskset pilti, nagu Allangi ütles, üle kogu oma organisatsiooni, mis sul toimub. Et loomulikult on väga võimalik, logid igasse serverisse sisse, logid igasse teenusesse sisse, vaatad need logid üle. Peavalu ja ei ole võimalik. Selleks on olemas Azure'is siuke teenus nagu Sentinel ja huvitaval kombel on ta ka Gartneri selles Magic Quadrantis esikohal või liider seal nagu üleval paremal. Et tegemist on väga hea tootega. Näppisin teda, proovisin teda ka natuke meie enda keskkondades. Aga kuna toode on hästi suur, siis seda päris nii mõne tunniga ei omanda, aga algse pildi saad ikkagi kätte ja võib-olla kogu funktsionaalsus sa ei saa mõne tunniga, aga juba endale vajalikud asjad saad päris kiiresti kätte. Aga mis tal siis on? Ta korjab kokku kõik logid, sa saad teha logidele analüüsi, sa saad otsida sealt anomaaliaid, kas Märt oli täna hommikul kontori IP-l ja paar tundi hiljem on ta Brasiilia IP-l, oota, mis nüüd juhtus, et sa saad teha selliseid analüüse. Intsidentide kohta, intsidendilogi, kui midagi reaalselt juhtub, mingi leke toimub, siis sul on võimalik koguda kokku logisid, sul on keskes kohas ja näha intsidenditreedi, kus tuldi, mis juhtus, kõik see ja seda sa saad providida siis CERT-ile või andmekaitse inspektsioonile või kellele iganes, kes su käest küsib selliseid asju. Et see on selles mõttes väga vajalik tööriist. Lisaks on tal automatiseeritud playbookid, mis siis tähendabki seda, et sa oled loonud sellise, ütleme siis lihtsalt nagu automatiseerimise kui meil üks kasutaja IP muutub välismaa omaks, mis ma siis teen? Kui ongi näide, Märt on Brasiilias järsku, mis ma teen? Et kas panen näiteks Märdi konto kinni või ütlen, et Märt peab hakkama nüüd parooli vahetama või sellised sa saad teha playbookid ja automatiseeritud kujul. Ehk siis tegelikult, kui meil administraatorid ei ole 24/7 tööl ega loe neid tuhandeid logikirjeid minutis läbi, mis tegelikult organisatsioonidest tuleb,
et tehagi automatiseeritud lahendused. Need playbook'e oli hästi palju seal ja see võimalus on põhimõtteliselt sinu fantaasia, et kuidas sa neid käsitled. Et jah, see Kas ta järgib ka just seda või on seal sisse ehitatud selliseid ebaloogilisuse noh, mustreid. filtreid, mustreid jah, või peab ise välja mõtlema need või kuidas sellega on? ma nii kaugele oma testimisega ei jõudnud, aga dokumentatsioonist lugesin, et on sisse ehitatud täitsa juba sellised pool AI lahendused, et nad on, mustrid on sisse ehitatud ja sellised default mustrid on olemas, mis kontrollivad, kuidas on, mis on, et see on jah, see on teema, see on toode, kui täna tuleb Eesti klient sellise murega, siis see on esimene asi, mida ma pakun, et proovime selle peale teie asjad panna. Eesti kliendid on väiksed ja ma arvan, ja selles mõttes saab selle põhifunktsionaalsuse saab päris kiiresti täidetud. Tõsi, väiksed miinused, tuleb alati ka aus olla, on kindlasti natuke õppimiskõver on see query language, mis on Azure'is kasutusel, et see vajab natukene õppimist, kes ei ole selle, kas see vist KQL on vist selle asja nimi. Et natuke võib-olla vajab see harjumist, kui kellelgi on vaja teha nuksid täpsemaid päringuid. Aga üldiselt on see asi nagu väga hea toode, mida pakkuda ja võtta kasutusele. Nii et siukene lahendus selleks, et anda niisugune ülevaade, mis kogu IT-infras toimub, vähemalt mingigi pilt, et IP-d ei hüppaks ühest riigist teise iga tunni aja tagant või serverisse, noh, ma ei tea, SQL injectioneid ja muid asju, keegi hakkab proovima või DDoS-i, siis vähemalt Täpselt. ülevaate sealt, jah. Et täna just nagu öeldakse, et uute nende regulatsioonide raames tulebki sulle CERT ja küsib näite logisid, mis juhtus. Siis sul on nagu näidata. Teine asi, tegelikult ma nagu tahtsin küsida teilt, et mis te arvate, kui kaua tänasel päeval läheb aega, kui häkker on saanud sisse sinu süsteemidesse, kaua läheb aega, kui nagu avastatakse? Just, et vaata, seal ongi väga suured käärid, eks, et vahest saadab sul häkker ise selle sõnumi, et aitäh, olen kõik vajalikud andmed kätte saanud. No siis, kui ta kätte saanud. Oli meeldiv, eks ju. Et aga tavaliselt see ei ole, ma arvan, et see ei ole mingi päevade mäng, siin on, võtab nädalaid, kuid aega, eks ju. Väga peenelt tehakse tänapäeval ära need kõik nii-öelda häkid. Mina pakun, et see on täiesti seinast seina, et võib-olla sekunditega saadakse aru, et toimus rünne, aga võib-olla nii, et see häkker istub kuid või aastaid seal sees, jälgib vaikselt, vaatab, võib-olla istutab kuskile mingeid troojahobuseid ja viiruseid ja kogub infot, et siis veel ägedam rünnak teha, nii et seal on jah. Oleneb, kui hästi on sinu süsteem kaitstud, eks ju, et jah, see mängib väga suurt rolli. Ja, oleme ausad, kõik ei ole Pentagonid, et Pentagonid on, ütleks, pangad järsku, mõni meditsiiniasutus, aga keskmised ettevõtted on ikka päris nagu keerulised, et jah, jutust on numbrid 8 kuni 10 kuud istuvad nad sees. Täpselt samamoodi, et nad saavad kuskilt otsast sisse, sa saad mingisugust otsast, kus ei ole väärtust veel. Ja hakkadki ennast edasi vaikselt pushima ja otsima neid uusi auke kohtasid, kus saada liikuma. Ja selles mõttes on ka just Sentinel teie jaoks nagu väga vajalik tööriist, et kui ongi kuskilt vanast serverist, vanast patchimata Ubuntu serverist sisse saadud, et sa näed, et oot, mul keegi proovib, tundmatu kasutaja proovib sealt serverist hakata kuskile poole liikuma ja otsib ligipääsusid. Et see lööb sulle tulepõlema kiiresti, et sa suudad sellega maandada riske ja tegelikult oma äritegevust päästa päris palju, et need seisvad ettevõtte tunnid on ikkagi tuhanded ja tuhanded eurod. Ja, just. Ja Sentinel töötab 24/7. Täpselt. Sysadmin töötab oma ajal, eks ju, ja vajab und ka, nii et
ja ta ei jõua kõiki süsteeme ja logisid niimoodi jälgida. Soki teenus on väga kallis teenus, nii et ei ole, kui sa võtad omal 24/7, nii et ma ei tea, 8 või 10 inimest peab pidama vist. Jah, ja väga igav töö oleks ka kõiki logisid järjest lugeda või jälgida. Aga jah, see on siis tänane mõte minu poolt. Aga siis, aga tänud, täna sai selline veidi küberturvalisuse maitseline saade, aga ma arvan, et see on väga oluline teema ja kindlasti või kahjuks jääb selliseks ka nüüd mõneks ajaks veel, kui mitte igavesti. Aga olgu, tänud siis kuulajatele ja järgmise korrani. Aitäh, tšau! Aitäh, nägemist!